Tere, teid tervitab Sillamäe lasteaia Trukilil ja meie tore kollektiiv. Mina olen õppejuht Jelena Biljeva ja minu kõrval on minu armsad kolleegid, alushariduse õpetaja Inka Juuse, alushariduse õpetaja Olesja Kums ja liikumisõpetaja Kristiin Kolpakov. Ja paar sõna tahaksin öelda meie õppeaasta algusest, et meie õppeaasta on alanud väga hästi. Sel aastal on meil avatud kokku 14 rühma 2 maja peale. Neist on 3 väikerühma, 3 lapsehoiurühma ja 3 lasteaiarühma. Ja pööran teie tähelepanu sellele faktile, et kõikides nendes rühmades töötavad õpetajad, kes vastavad kõigile riigi poolt kehtestatud kvalifikatsiooni nõuetele. Mõned neist on ka täna siin ja soovin tänada neid õpetajad nende panuse, nende tööle pühendumuse, nende pädevuse, nende oskuste ja teadmiste eest, et nende oskused ja teadmised on tõesti meie lasteaia suurem väärtus, me väga väärtustame seda. Ja need õpetajad on tõesti eeskujuks nii teistele kolleegidele kui ka lastele, et suur tänu neile selle eest. Ja tahaksin täna neid teile lähemalt tutvustada, et alustame meie alushariduse õpetajast Inka Juuse. Inka töötab meil väikerühmas, kus käivad hariduslike erivajadustega lapsed. Ja ta on väga kogenud, väga pädev ja väga tubli õpetaja, kes oskab leida igale lapsele individuaalse lähenemise. Ja lisaks on ta loonud meie lasteaia baasil eesti keele koja, kus õpivad eesti keelt ka koolilapsed. Ja annan sõna nüüd Inkale, et ta saaks end teile lähemalt tutvustada ja rääkida, kuidas tal tekkis see idee luua eesti keelekoda. Nii, palun Inka. Aitäh, Jelena. Tere, mina olen Inka Juuse. Sillamäel olen ma siis tööd teinud lasteaias Rukkilil natukene üle aasta. Tulin siia täitsa esimest korda ja Sillamäe linn oli minu jaoks esialgu võõras. Töötan seal lastega ja miks ma siia Sillamäele tulin, et mul tekkis natukene väike huvi, kuidas teises keelekeskkonnas siis eesti keelt võiks lastele huvitavalt õpetada. Ja kuna ma tutvusin Sillamäel kohe kiiresti lapsevanematega, siis lapsevanemate soov oli, et ma hakkaksin tegema eratunde nende lastele. Ja nii tegelikult Kristiinaga koos me lõime MTÜ, õpiarenduskoda. Ja see nüüd toimetab mõned kuud, isegi mitte aasta ei ole me toimetanud. Töö on olnud huvitav, põnev ja ma mäletan oma noorusest, kui mina õppisin teist võõrkeelt oma koolis, siis mulle need tunnid ja need mälestused on olnud väga kehvad. Ma ei tahtnud sinna tundi kuidagi minna. Ja ma mõtlesin, et miks ma ei taha sinna võõrkeele tundi minna ja mulle ei hakanud see võõrkeel üldse nagu külge. Ju siis oli seal kas siis õpetamismetoodikas või oli seal liiga palju grammatikat või me olime liiga palju ninapidi vihikutes ja raamatutes ja see tund oli täiesti ebahuvitav. Ja nüüd, kui me teeme siis eratunde nii suurematele kui väiksematele lastele ja õpetame siis eesti keelt, siis ma püüan seda õpetust nagu tõesti lastele huvitavaks teha. Ja üks võimalus, mis lastele huvi pakub, on see, et see on nagu mõtestatud tegevus. Et ma ei õpeta nagu eesti keelt, vaid ma annan mingeid ainealaseid teadmisi ja eesti keel on see vahend, mille abil nad siis saavad uut informatsiooni. Et lastele ei ole nagu huvitav öelda, et me õpime nüüd eesti keelt. See sõna ei anna neile mitte midagi, nad tahavad uusi huvitavaid teadmisi saada. Et see tund oleks huvitav. Ja ühel päeval tuli minu juurde üks lapsevanem ja rääkisime natuke nendest tundidest ja ütleb, et minu laps ütles, et seal tunnis kogu aeg mängitakse. Ja minu jaoks oli see nagu kõige suurem kompliment sellepärast, et see ongi väga mänguline tegevus.
et me ei kasuta seal õpikuid, me ei kasuta seal töövihikuid, meil on väga palju suhtlemist, dialoogi, et lapsed oleksid aktiivsed kõnelejad ja tundubki, nagu me mängiksime. Ja see ongi see, mis lastele tegelikult peaks sobima, et nad tunnevad, et nad mängivad ja õpivad läbi mängu seda eesti keelt. No mis ma veel oskan öelda, et eesti keele õppimine tõesti on õpetajale õpetamine on väga suur väljakutse õpetajale, sest seal on väga palju ise teha õppevahendeid. Riik on juba natukene loonud selliseid keskkondi, kus me saame neid õppevahendeid ka osta või kasutada. Aga siiski tuleb kogu aeg ise mõelda, milliseid õppevahendeid teha ja milliseid õppevahendeid kasutusele võtta. Aga me saame sellega hakkama ja kuna see keeleõpe on nagu hästi korduv, sa ei liigu oma materjalidega kiiresti edasi, seal on omad eesti keele õppe põhimõtted, mida tuleb arvestada, et see keel nagu ka lapsele külge jääks. Et siis me saame sellega hakkama küll. Aitäh Inka sulle sisuka juttu eest, aga liigume edasi järgmise õpetaja juurde, Olesja Kumset. Olesja on väga aktiivne, teotahteline, ideederikas õpetaja, et suvel korraldasime meie lastes ürituse Imiliste kivede päev, mille idee autor oligi just Olesja. Ja samuti saatis ta sel kevadel lapsed kooli, olles neid väga hästi ette valmistanud ja nüüd annan sõna Olesjale, et ta saaks jagada, et kuidas tal õnnestus nii hästi lapsed kooliks ette valmistada. Aitäh Helenale, ma olen tõesti väga õnnelik, et töötan sõbralikus toetavas kollektiivis, kus on suurepärased kolleegid, kus on toetav juhtkond, väga mõistvad ja armsad vanemad ja toredad lapsed. Niisiis, kuna ma ise olen looduse inimene, siis üheks tõhusamaks keeleõppeks pean ma siis õuesõpet ja kõik ained, mida me siis oleme koos lastega õppinud ja mida me oleme siis uurinud, tegime siis looduses, enamik nendes, nii keelekõne, matemaatikat ja mina keskkonda, kõike seda integreerides ja mängides lastega õuealal saime siis väga palju huvitavaid asju uurida. Kasutasime väga palju looduslikke materjale, mida me siis õppekäikudel korjasime. Need olid siis meie kivid, oksad, käbid ja ka väikesed okad, millest me oleme siis ka pärast meisterdanud toredaid asju ja kasutasime ka kunstitegevuses selliseid omapäraseid huvitavad ideid, mis lastele endile pähe tulid. Ja oleme valmistanud ka mänguasju looduslikest materjalidest. Õnneks meie lasteaed asub Sillamäe linnas, mis on hästi loodusrikas. Siin on väga palju loodust, mida saab uurida, mida saab vaadelda, mida saab imetleda. Ja ma olen väga õnnelik, et lapsed tulid iga ideega kaasa ja ka lapsevanemad on alati tulnud meie toredate mõtetega kaasa ja lapsed looduses viibides hästi palju aega viites just õuealal said nautida ja õppida mänguliselt keele ära. Aitäh, Olesja! Ja nüüd läheme liikumisõpetaja Kristiin Kolpakovi juurde. Kristiin on väga ettevõtlik, tubli ja aktiivne õpetaja, kes võtab osa peaaegu kõikidest nii linna poolt kui ka lasteaia poolt korraldatud üritustest. Ja sel suvel oli Sillamäe laste mini-tantsu ja laulupeol peojuht ning tema arvel on hästi palju ka muid erinevaid ettevõtmisi. Et nüüd palun, Kristiin, räägi palun lähemalt. Ja, aitäh
Jelena, ja mina tahaks ka öelda, et selles toetavas ja inspireerivas keskkonnas, kus töökaaslased, kõik töökaaslased on väga toetavad ja vastutulelikud ja abivalmid, on lausa lust tegelikult teha erinevaid üritusi. Ja ka mina, nii nagu eelkõnelejad, arvan samamoodi, et tegevus peab olema vahelduv, mänguline, loov ja muidugi lapsekeskne. Et selliselt tegelikult kõik üritused, et üheks laste lemmikürituseks on kindlasti spordipäev, kus mina üldiselt kannan mingit rolli, kas ma olen näiteks jänes või teletups ja selliselt lõbusalt ja mänguliselt me viskame täpsust, jookseme, võistleme, tantsime, mängime ja lastele väga see meeldib. Ja talvel näiteks advendi ajal riietusin eelmise aasta puhul vaadates, riietusin ma päkapikuks ja läksin vaikselt lapsi üllatama. Nii et iga rühma juures ma käisin ja tegin ühe lõbusa tegevuse ja lastele pakkus see väga palju elevust ja rõõmu. Ja tõesti see üritus Imeliste kivide päev, mis meil toimus, see oli minu arust väga hea idee. Idee tuli Olesja algatusel ja meie kõigi koostöös muidugi. Aga just see, et teha millestki nii lihtsast tegelikult terve üritus ja siduda sellega erinevad õppevaldkonnad, tegelikult kõik õppevaldkonnad, nii matemaatika, kunst, liikumine kui muusika, see oli laste ja ka töötajate ja usun ka lapsevanemate jaoks väga tore ettevõtmine. Talvel oleme võtnud osa sellisest üleskutsest nagu 112 lumest lumele, kus lumest tuleb siis luua kujund 112, mis tutvustab siis lastele selle numbri ja üldse, mida siis teha, kui midagi juhtub, seda tähtsust. Ja me lõimime selle siis mänguliselt ja usun, et see jääb lastele nii paremini meelde. Näitame ka võib-olla. Näitame. Näeksid tead. Võib-olla, et ei ole näha, ma arvasin, aga loodan, et näete. Et 112 ja lumest on siis tehtud sellised kujundid. Ja mis mina arvan, et on heaks päeva alustuseks kindlasti, on liikumis sellised pausid või võimlemispausid, et seda me oleme teinud erinevatel viisidel, küll koos lapsevanematega, loomulikult iga hommik on lapsevanemad oodatud hommiku võimlemistele, aga oleme teinud ka eraldi liikumishommikuid, küll liikunud ümber lasteaia, küll teinud seda ühe platsi peal, erinevate tegevustega sidunud ja see on väga hea päeva alustus ja kindlasti väga oluline ja meeldib nii lastele kui lastevanematele kui töötajatele. Ja kindlasti üheks meie kõik väga oluliseks sündmuseks on minilaste laulu- ja tantsupidu, et kanda edasi siis Eesti traditsioone, nii mänge kui laule ja kaasata sinna nii lapsevanemaid kui linna kodanikke, just. Et on rõõm töötada selles kollektiivis ja luua üritusi. Ja eile meil ka oli peremuusikapäev ja et räägi palun Kristin ka lähemalt sellest üritusest. Just, eile toimus meil muusikapäev ja see toimus tegelikult üle Eesti, aga ka meie lasteaias Rukkilill. Me laulsime, me tantsisime, me kuulasime erinevaid pille ja üritusel oli taas kaasatud lapsevanemad, terve kollektiiv ja lastele väga meeldis. Kaasasime üritusele tegelased ja usun, et see on miski, mis jääb samuti traditsiooniks. Ja, usun ka. Nii, aga aitäh teile ja ootame teid meie lasteaia perre.